Tere tulemast tagasi, head Oomika podcasti kuulajad. Meie oleme Michelle ja Annika ning oleme taas tagasi uue episoodiga. Kuid sel korral on taas tegu veidi erilisema osaga, kuna jagame teiega ühte pingutuseta loomise kursuse tundi, mille peamiseks teemaks on paarisuhe, kuid kus Annika eelkõige lõhub selle ühe tunni jooksul väga paljusid paarisuhte müüte ja jagab erinevaid praktilisi nippe. See kõik on praegu eriti aktuaalne, kuna juba järgmisel pühapäeval, 8. juunil, toimub meie järgmine emotsioonide vabastamise meistriklass, mille lähtepunkt on siis samuti paarisuhe. Kõikidel soovijatel on võimalik veel online'is liituda ning lisaks saate kodulehelt lugeda meie kõikide teiste suviste meistriklasside kohta. Jagan siia natuke veel juurde meie teistest suvistest tegemistest, kuna kevadhooaeg on nüüd lõppemas ja paljude kursustega läheme suvepuhkusele. Kuid endiselt jäävad toimuma iga kolmapäevased emotsioonide vabastamise praktikatunnid, millega saavad liituda kõik Sedona baaskursuse või videokursuse läbinud. Ja lisaks on kohe-kohe avanemas 2 kohta, 1 ühele tööks Annikaga, mis kestab siis mitu kuud ja see on tõesti midagi ülieksklusiivset, kuna neid kohti avaneb vaid 2 korda aastas. Seega kõik, kellel on huvi või küsimusi, kirjutage meile julgesti. Kuid nüüd tänase episoodi juurde. Ilusat kuulamist! Tere tulemast pingutuseta loomise minu kõige lemmikumasse osasse, mis on paarisuhe. Paarisuhe on selline asi, milles ma olen põlenud terve oma elu, nii kaua, kui ma ennast mäletan. See oli minu kõige kirglikum kirg, enne kui ma sain teada, et on olemas võimalus vabanemiseks. Nüüd on see kirg veel suurem kirg, ehk päriselt saada täisvabadusse, aga see paarisuhte kirg on kandnud mind nii kaua, kui ma mäletan ennast väikse tüdrukuna, kuni 50. eluaastani hästi tugevalt, kuniks ma realiseerisin selle ära sellisel viisil, mis mind rahuldas kaugelt üle selle, mis ma arvasin, et paarisuhe on. Paarisuhtes ma ilma ühegi võlts tagasihoidlikkuseta võin öelda, et ma olen tõenäoliselt väga hea spetsialist Eesti raames, vähemalt ma arvan isegi maailma mastaabis. 2 põhjusel. Sellepärast, et punkt 1, mind on see metsikult huvitanud. Ma olen seda sügavalt uurinud, ehk mul on niisugune iseloom, et kui ma midagi teen, siis ma lähen sinna sügavalt sisse ja ikkagi kondenseerin seda infot ja kogu aeg katsetan enda elu peal niimoodi, et ma teen endale selle asja selgeks, mis ta päriselt on. Ja ühtegi asja sa ei saa öelda, et sul on mingi asi nagu mingil moelgi omandatud, mida sa ei ole läbi elanud. Ehk paarisuhe on üks selline nähtus, mis on üks kõige õnnetumaid suhtevorme, kuidas inimesed seda elavad, mina olen oma elus kogenud, ehk ma peaaegu ei ole näinud õnnelikke paarisuhteid. Neid väljastpoolt justkui pinnapealset näha on, aga kui sa just suures osas sellel, et mul käivad inimesed erakas ja erakast tulevad inimesed hästi paljud paarisuhetega, siis tihti need, kes paarisuhtesse tulevad, see pilt, mida nad näitavad endast väljastpoole, on maailma kõige õnnelikum abielu, kõik on nagu mega hästi. Ehk ärge usaldage, et kõike, mida te näete ja kõike, mida teile räägitakse. Pigem väga hea paarisuhe on ülim haruldus, sõna otseses mõttes ülim haruldus. Ja sellel on oma väga karmid põhjused. Ma olen teinud, need põhjused on sellepärast, et paarisuhted luuakse müütide põhinevalt. Praktiliselt mitte üheski elualal, mitte ühelgi elualal ei ole meid õpetatud nii valesti. Et me läheme paarisuhtesse täielike lastena, sõna otseses mõttes infantiilsetena. On täiesti ulme siin peas, mida me arvame, mis see paarisuhe on ja kuidas see nagu toimima peaks. Ja siis põhimõtteliselt mitte üle ühe me ei pettu, vaid praktiliselt kõik me pettume. Ja heal juhul mingid teisel, 3. suhtel me saame nagu hakata aru saama, mis tegelikult on ja mis variandid seal on.
samas on paari suhtes selliseid võimalusi, mitte ükski teine suhe ei paku. Ja ma olen paarisuhte koolitusi teinud paar tükki, paar aastat tagasi, 2000 või 2023 ma tegin kahepäevased koolitused, ma täna just kuulasin seda ühte koolitust, see on lindistatud. Ja ma alustasin sellise lausega, et ma püüan kogu oma elutööd, 30 plussi, see on rohkem kui 30 aastat elutööd, nüüd kokku suruda 2 päeva, mis on ilmselgelt nagu absoluutselt võimatu ülesanne. ja nüüd ma teile omakorda proovin selle kokku suruda 1 tundi, mis on nagu ilmselgelt täiesti absurdne. aga kuna mul on päris hea võime kvintesseerida ehk teha nagu kontsentraat kõige olulisematest pointidest, siis see on see, mida ma teile täna pakun. Pareto seaduse järgi, mis on nagu kõige-kõige olulisemad sellised alustalad. Veel kord, mul on seda know-how'd on metsikult ja siis järgmine variant, ehk keda see teema huvitab, siis see on siis nüüd 7. juunil on see paarisuhte koolituspäev, mis on 5 tundi ehk 5 korda rohkem, et siis ma tõesti soovitan sinna tulla, et see on ala, mida ma tõesti tunnen otsast ääreni. mis on paarisuhte eripära? Tal on hästi eriline eripära. ehk kui kõik teised suhted, me põhimõtteliselt kogu elu on ainult suhted ja kõik teised suhted tegelikult on väga lihtsasti hallatavad ja väga heaks tehtavad, kui meil on elementaarne emotsionaalne intelligents. ehk piisab, kui me ise oleme nii palju nagu viitsinud ümber õppida, ehk viinud enda elu, enda isiksusena peaasjalikult üle lati või me oleme sinnapoole teel, siis järelikult me kasutame õigeid printsiipe, eks see hoiab meid viib meid üle lati ja hoiab meid üle lati, see on siis kogu hommiku podcast, siis varem või hiljem iseenesest kas või, kui sa mitte midagi muud ei tee, vaid lihtsalt kuulad nonstop hommiku podcasti random nagu järjest, mõne aja pärast ta peseb su ajud nii läbi õige infoga, et sul on väga raske olla väga loll. eks sa hakkad nagu aru saama, et kui ma kasutan lauslöllust, siis nagu noh, see elu läheb silmnähtavalt mitte varsti halvemaks, vaid reaalajas kohe läheb halvemaks, et miks ma seda teen. ja mõne aja pärast, kui sul on kriitiline mass täpset infot emotsionaalsest intelligentsusest, su elu läheb ise paremaks ja kui sa veel natuke viitsid hakata vabastama emotsioone, siis ei ole võimalik, et su elu paremaks ei lähe, see lihtsalt ei ole loodusseadusletega nagu mitte mingil moel tehtav. väga halb elu väga, väga targana. et selles mõttes kõik muud suhted on suht kerged teha heaks. aga paarisuhe, see on triki. see on triki sellepärast, et lisaks emotsionaalsele intelligentsusele ta nõuab ka erootilist intelligentsust. kui meil juba emotsionaalses intelligentsuses on praktiliselt null teadmist, siis erootiline intelligentsus meil on absoluutselt null põhimõtteliselt. siin ei ole nagu meil üldse, keegi ei anna mitte mingit teadmist. eks seal meil on üks luul teise järgi, üks müüt teise järgi ja enamus ei tea üldse niisugust nagu ainetki, et on üldse selline asi olemas nagu erootiline intelligentsus. ja esimene hea asi on teada, et erootiline intelligentsus kasvab välja emotsionaalsest intelligentsusest, ehk ta toetub sellele. sa ei saa olla erootiliselt intelligentne, kui sul puudub emotsionaalne intelligentsus. eks see on niikuinii baaside baas. erootiline intelligentsus on niisugune fine tuning ja ta on niisugune doktorikraad justkui. aga ta on üks põnevamaid asju üldse elus, nagu tundma õppida ja teeb elumängu hästi-hästi ägedaks. see on lihtsalt mäng, ta on äge mäng. paarisuhte teine eripära on see, et ta on ebatavaliselt intensiivne. ehk ta on nagu, mõjub nagu raha, ta intensiivistab kõike, ehk ta intensiivistab sinu isiksust. see, kes sa oled, ta toob sealt välja kõik selle intensiivsemalt, mis sinus on nii head kui halba. Esimene asi, ma väga soovitan, kui te seda tundi järgi kuulate, praegu te võite lihtsalt olla nagu mõttes teha, aga kui te järgi kuulate, võtke pliiats ja paber ja kirjutage. kõige esimese asjana nagu toorelt, puhtalt nii nagu on. ehk ükskõik, kas sul on hetkel paarisuhe, ükskõik, kas ta on siis hea, keskmine
sihuke so-so või on halb. ükskõik, kas sa tahad jätkata selles suhtes või sa oled põgenemisteel sellest suhtest või on ta sihuke, et sa ei tea, mida teha või sul seda üldse ei ole. kirjuta välja üksteise alla või lase lihtsalt mõistusel tulla toorelt, ilma et sa seda kuidagigi filtreeriksid, niimoodi sa saad kätte oma päris uskumused. Miks sa paarisuhet tahad? ka siis, kui sul see on olemas, miks sa seda tegelikult tahad, miks sul seda vaja on? mis sa ootad sealt? las see praegu olla, eks siin see kirjatükk kirjuta nii nagu ennast tühjaks, täiesti nii tühjaks, nii et sa tunned, et sa oled nagu, et kui sa selle kõik saaksid, vot siis sa oleksid happy forever after. et siis sa oled tõesti kõik kirja pannud, eks sa oled kõik saavutanud, mida sa oled tahtnud paari suhtest. nüüd korra jälle vii oma lüli samas hästi sirgeks, lase oma näonahk vabaks. kui sa seda juba ei ole teinud, kui ei ole, siis on suur küsimärk, miks. korra tõmba ennast stepslist välja, kas ma saaksin kogeda ennast iseendana. korra pane oma käed ümber enda niimoodi, nagu mul oleks niimoodi. lihtsalt ta mõjutab aju hästi tugevasti. mitte mingit tähendust sellele ei ole vaja anda, ta kohe mõjutab aju. lase ajul natuke rahuneda. ja nüüd lase lahti ja nüüd pane üks käsi, ükskõik kumb, pane peopesa vastu südamepiirkonnale siin. korra vii oma fookus sinna peopesast tulevale soojusele. häälestud tunnetusele. seepärast peopes on soe. ja omakorda, kui sa seda fookusega puudutad, siis see soojus aktiveerub. no see on hästi füüsiline, siin on null esoteerikat. ja nüüd teadvusta, kuidas see soojus levib su ringkeres. ja nüüd tead lisaks sellele füüsikalisele soojusele, soojuskiirgusele, seal tegelikult aktiveerib natuke energiat, süda natuke aktiveerub, anahat ehk psüühiline süda. ja sa võid hoida seda kätt seal peal ja nüüd korra luba kergelt, hästi kergelt viska oma fookus, silmad kinni nagu vaata lõpmatuse musta ruumi ja luba, et ruumis olev tarkus tooks sulle visiooni absoluutselt paradiislikust paarisuhtest, nagu aimduse. et kui sina oleksid täpselt selline nagu parim enda variant, see ideaalidee, ehk see ideaalne avatar, see tarkuse avatar, ilu ja tarkuse kehastus, mis sa oled endast teinud, kas sa ei kasuta enam lausväljust. ja kui sa saad endale sellise samase partneri ja siis te üksteisel võimendate seda tarkust ja ilu ja mängu. ja korra nagu hooma, milline mängulust sealt võib tulla, milline rikkuse võimendus igas mõttes. ja vaata, et seal tekib selline inimlik täitumus. see on sihuke hästi lihtne, hästi inimlik, hästi ilus ja hästi toitev. eks sinu ja sinu partneri vahel on sihuke soe, suur, intiimne armastuse ruum. ja see ruum loob nagu selle sisekeskkonna kõigele, mida sa elus teed. sinu väike maailm, vaata siukse, ja see ongi kodu. tegelikult on energeetika kahe partneri vahel, loob tegelikult kodu. ja siis see, mida ta füüsilise koduna loote, see väljendab seda energiat. siis võid ette kergelt nagu lasta tulla sinna ümber selle kodu, aga võid ka mitte. võid jätta selle pigem nagu aimdusena. ja taba ära, et sellel on teatud hästi täpsed karakteristikud. ta on selline helge, ülendav, kerge, nagu rõõmu pakkuv, sihuke kerges rõõmu energias, sihuke delight seisund. natsa on sellist põnevust,
ta on tuimuse vastane, ta on selline kõrgsageduslik elusus. see on nagu sihuke hõõgumine, et mis võib lahvatada tuleks aeg-ajalt. see on selline soe tuli, mis ei põleta. vot see on toitepinnas erootilisele intelligentsusele, kus ta vaikselt hakkab kasvama. ja see on erootika, mis ei baseeru ihal. iha on see, et mul on kogu aeg puudu. ja see tähendab seda, et nii kui ma partneri kätte saan, mul ei ole enam puudu, mul on, siis iha lõpeb. ja tundub, et ka erootika lõpeb. tegelikult erootika elab hoopis teises kohas. see on niisugune paraerootika. erootika kasvab välja sügavusest. ja siis see on selline toide, mis baseerub sügaval sellisel igavesel tulel, mis mitte kunagi otsa ei saa. nüüd võid käe vabaks lasta. ja nüüd, kui sa soovid, siis sa võid otsustada, et sa realiseerid sellise suhte. ja tea, et see järjest täpsustub. ja need nüansid tulevad läbi nende dekooderite, mida ma annan. ja tuleb ka otse läbi intellekti, nii nagu me tegime. igast tunnist, mida ma teile edasi annan, selle täis justkui laksu või täis taipamise sa saad siis, kui sa oled selle kogu kursuse läbinud ja kuulad uuesti algusest peale, siis sa saad igast järgmisest tunnist paremini aru. ja kui sa kolmandat korda seda läbid, sa kuuled sealt midagi muud. ehk iga kord avaneb sulle kihiliselt vastavalt sellele, kuidas su teadvuse tasand, kuidas sa tõused oma teadvuse tasandil. usalda, et see on paksult peent niisugust varjatud tarkust täis, kõik need tunnid. absoluutselt kõik inimesed jooksevad kinni oma eludes ja nad jooksevad kinni vaesusesse. ja see vaesus tekitab tuimuse inimeste elus. eks sa tunned, eriti paari suhtes, see tuleb väga-väga kiiresti, see on kohe, kui iha lõpeb, on see, et su paari suhtes ei ole piisavalt elu enam, seal ei ole enam tuld, tuimus on. ehk sa pole nagu selles suhtes piisavalt rikas enam. ja kui sul on illusoorne lähenemine sellele paarisuhtele, nagu meil praktiliselt kõikidel on, ehk see teine, see, mida ma pean tegema oma elus, et ma pean leidma ainult selle õige inimese. ehk nii kui ma pean leidma õige inimese, siis ma olen õnnelik ever after, ehk tema peab mind õnnelikuks tegema. eriti naistel on see hästi tugev, isegi kui nad ei taha seda endale tunnistada. ja siis paarisuhe põhimõtteliselt on üks lõpmatu pettumuste jada, millega kaasneb lõpmatu nõudmiste jada. ja iga pettumuse ja iga nõudmisega see võimekus, eks see on siis kõige tavalisema emotsionaalse intelligentsuse antipood, mis omakorda järjest vähendab sinu potentsiaalset võimekust avada endasse üldse see päris erootiline intelligentsus. me alustame kõige hullemast, kuidas paarisuhe kohe ära rõhkuda hästi kiiresti. seda nimetatakse 4 apokalüptiliseks hobuseks. eks see algab, ehk alguses ju kõik lähevad suurte ilusate ootustega, kõik on nagu super-hüper ja just nimelt ootustega ja lootustega, kõik on nii hästi. ja miks see algus on alati nii ilus, lisaks sellele, et iha võimendab seda, on see, et me võimendame üksteise väärtuseid, ehk me näeme teises tugevusi, teine näeb sinus tugevusi ja siis sa armastad tegelikult suures osas seda, kuidas seda ilu, mis paistab vastu sinu enda iluna teiste silmades, partneri silmades. ehk sa armastad oma partneri armastust sinu vastu, sa ei tunne, et seda enesetunnet, kuidas sa tunned ennast selle partneriga. ja omakorda seda, et keegi on nagu nii äge tegelane, et päriselt on olemas niisugune äge tegelane, keda nagu saab, kes on niisugune äge,
keda on nagu hea vaadata. ja läbi selle, et te olete pimedad üksteise negatiivsuse suhtes, te ei võimenda seda ja mõlemad võimendavadki üksteise positiivseid osasid. ja läbi selle nad kasvavad. ja sinnamaani, kus see niimoodi on, tegelikult see niimoodi võikski edasi kasvada, kuniks hakkab üle, kuna te ei tule mitte ainult ei saa kokku kaks inimest, vaid saab äh, kokku kaks inimest koos oma suguvõsa seljakotiga, peremustritega, mitte ainult selle päritolu peremustriga, vaid kogu suguvõsa summa summarum peremustrite hunnikuga. See on nagu tohutu taak. Siis varem või hiljem sa ei suhtle enam kaks inimest, vaid suhtlevad need seljakotid hakkavad omavahel suhtlema. ja seal läheb ta hästi kiire apokalüpsise suunas. algab esimene apokalüptiline hobune, on klassikaliselt, te võite, ma pärast saadan teile selle maali, on siis äh, sõda, ehk ta algab vägivallast, siis on sõda, algab väest, siis ta läheb vägivallaks, sõda, vägivald ehk sõda, siis nälg ja surm. Vägivald, nälg ja surm. ehk nii kui vägi pöördub vägivallaks ja ta algab kriitikast, nii on esimene apokalüptiline hobune, ehk sa oled istunud destruktiivse jõu selga, ehk esimene kord, kui sa tood suhte sisse mingigi negatiivsuse, 99,99% on see kriitika. Aktsioom number 1, peresuhtes või paarisuhtes puudub konstruktiivne kriitika. nüüd te kõik võite kõva häälega vastu vaielda sellele. aga kuidas sa tunned ennast, kui keegi, su partner kritiseerib sind? kas see teeb sind paremaks? kas see soojendab teie suhet, kas see teeb erootilise kuumuse teie vahel? siis on suur küsimärk, et aga noh, kas ma pean siis tolereerima kõike seda jama, mida ta korraldab mul sinna? ja see on esimene, et kui sa selle ainult ära õpid, siis on põhimõtteliselt sellest kohast võimalik kogu paarisuhe ära päästa, see on niivõrd kriitiliselt oluline koht. et Pareto seaduse järgi üliolulise vähemiku seadus siis, see on nagu see seadus, mille järgi ma Pareto sõeladeks ma nimetan, mille järgi ma ise elan ja mille järgi ma õpetan, ehk nagu absoluutselt destilleeritud kõige olulisemad asjad elust. sest elu muidu viskab su laiali, sa pead aru saama, et elus on mingid asjad hästi palju olulisemad kui teised, sul on vaja sinna keskenduda, need selgeks teha, keskenduda sinna, et elu saaks hallatavaks, ja mõned asjad on üliolulised ja üks asi on kriitiliselt oluline. piisab, kui sa selle ühe kriitiliselt olulise asja endale selgeks teed, et sul kogu elu läheb juure pealt õigeks. ja me lähtume kogu aeg sellest kriitiliselt olulisest asjast, et saada see jonnipunn õigeks, et sul elu alused oleksid õigetel, et kogu see elu oleks õigetel alustel. et sul ei oleks peas mingi luul, mida sa püüad panna toimima loodusseadused, mida ei ole olemas. ja ehk nüüd, kuidas seda päästa, siis point on seda mitte kirjeldada, kui halb kõik on, vaid kuidas seda päästa, sest päästa saab läbi tarkuse. ehk esimene aktsioom, erootiliselt intelligentne ehk tõeline paarisuhe. paarisuhe tähendab seda, et muidu on see sõprus ju, et muidu on niisugune hea sõprussuhe, seda on suht lihtne teha. ehk see tõeline paarisuhe võrdubki erootiliselt intelligentne suhe. võrdusmärk. on võimalik ainult kahe targa, tugeva, terve inimese vahel. ehk tegelikult tarkus võrdub, tugevus võrdub terve, nagu elu mõttes terve. ta on ainult see ei ole võimalik kahe nõrga ja rumala vahel, kes elavad oma haiguste kaudu ehk oma seljakottide, mida nad arvavad elust, üks hädisem kui teine. see on lihtsalt põhimõtteliselt täiesti võimatu, seal ei ole nagu lootustki, ehk kõige tavalisem jälle müüt, mida tehakse, on see, et mina kompenseerin, et meil on ideaalne suhe, ehk ma leidsin oma ideaalse partneri, temas on täpselt see, mis mul on puudu, ehk mina kompenseerin, tema kompenseerib minu puuduseid ja tema räägib samamoodi, et minus on täpselt see, mida tema iganes on otsinud, mis tal on puudu. ja siis me kompenseerime, ehk me
mida see tegelikult tähendab, see on kompensatiivne suhe. ehk esialgu see tundub nagu hästi mõnus, et oh, ma olen nagu koju jõudnud, et lõpuks ometi mulle antakse nagu peale seda, mida mul kogu aeg on puudu ja teine tunneb samamoodi. ehk üks nagu kogu aeg toidab teise mingisugust puudust ja teine vastu annab siis kogu aeg puudust. punkt üks, armastus ei ole äri, see on äri. ja see nagu ilusas vormis võib ilusana tunduda ainult mõnda aega. siin on hästi suur puudus ja puudus on selle absoluutne ebaturvalisus. sellises suhtes sa ei leia mitte kunagi turvalisust, sest teine võimendab sinu nõrkust kogu aeg. eks kui sulle kogu aeg antakse oma nõrka seda peale, eks sa toitud kogu aeg ja ise ei õpi seda osa endast tugevaks tegema, siis see osa sinus jääbki nõrgaks. ja siin võib alati juhtuda kaks asja, võib alati juhtuda, et üks partneritest kuulab näiteks hommiku podcast'i ja saab aru, et saab ise tugevaks saada. ta ei vaja seda toidet enam. ja siis ta vaatab, kui ta seda toidet ei vaja, aga mida ta siis üldse nagu pakkuda on sel teisel. ja siis hakkab teine rippuma, siis ta vaatab, see muutub täiesti nagu atraktiivseks talle, erootikast pole seal enam juttugi. ja siis see läheb lõhki kohe. või teine variant on see, et teine leiab kellegi, kes pakub seda natuke teisel moel, natuke veel paremini, mis tal puudu on. eks see ei ole normaalne suhe tegelikult. see on nagu hästi-hästi suur müüt. et ärge otsige seda, kes kompenseerib teie tugevusi või nõrkuseid. eks see point on, sa oled ise täiuslikult tugev ja muutud järjest eneseküllasemaks, nimetatakse eneseküllaseks seda. siit omakorda, ma läksin natuke eemale nüüd, apokalüptilise hobuse ravi esimese, juba et ta ei muutuks apokalüpsiseks ehk destruktiivsuseks totaalseks, on see, et tead, iga kriitikat saab väljendada palvena, sest iga kriitika sisu on palve. eks sa ei pea ütlema, miks sa jälle sa teed niimoodi, mis see on jälle, amtara. sa võid öelda, et palun tee seda. kas oleks tore, kui sa teeksid vahest nii? kas me võiks kokku leppida, et kuidas sulle tundub, kas see oleks okei, kui sa teeksid niimoodi? kujutad ette, üks suhtlusvorm ja teine suhtlusvorm, sisu on sama. ehk see on see on baaside, kui te võtate ainult selle, see on baas. nii kui sa tood ebaviisakuse ehk ükskõik millise allalaite emotsiooni sisse, see on alati ebaviisakas. nii sa istud apokalüptilise hobuse selga. ehk vägi pöördub vägivallaks. ja kuna te istute ühes paadis, see on üks tiim, te olete üks tiim, siis see on kodusõda. siin ei ole võitjaid. ehk paari suhtes ei ole võitjaid sõjas, kui sa teed vägivalla siia vahele. ehk see on kas ainult win-win või ainult lose-lose süsteem. nii kui sa hakkad võitlema oma partneriga, siin on see, sa oled juba ette kaotanud. järgmine, kui see ja siis see ebaviisakas, et ta algab rahulolematusest, kriitikast ja siis siit edasi kuni raevuni välja nagu kõik, et ta, see kõige hullem variant, mis on siis, et inimesed hakkavad viha tasandilt suhtlema omavahel. see on järgmine apokalüptiline hobune, see on siis sõda. eks see on, kui sa kommenteerid, torised, torgid, salvad, nähvad, teed märkuseid, sarkastiline oled, selline tänitad, soiud. kui palju on näiteks teie päritolu peres selliseid asju tehti? kui normaalne see oli, äkki keegi tänitab pidevalt, tänitavad niisugused peresuhted. negatiivsus on absoluutselt ebapraktiline. miks sa teed seda? sa teed sellepärast, et äkki teine siis muutub selliseks, nagu sina tahad. see on jälle järgmine täielik müüt ja luul. ehk läbi selle, kui ma teda põhimõtteliselt valan talle hapet peale, ehk näitan, kui halb ta on ja teen teda kogu aeg nõrgemaks, siis äkki ta kasvab ümber selliseks, nagu mina tahan. ja muidugi üks luul on, et miks üldse peaks teine käituma nii, nagu sina tahad. siis järgmine kraad kangem on see, kui sa hakkad teda teist inimest ignoreerima. eks see on nälg, kolmas apokalüptiline hobune, ehk see lõpeb siis surmaga ehk suhtesurmaga. see tähendab seda, et sa näitad teid, see on dehumaniseerimine, see näitab seda, et see teine on juba sinu jaoks nagu põhimõtteliselt mitte keegi, et ta ei vääri isegi su tähelepanu mitte.
kui palju sa oled kuulnud, et me elame koos, aga me pole rääkinud nädal aega näiteks või noh, praktiliselt mees ei räägi minuga enam üldse või see ei räägi enam üldse, nagu suhtlus puudub juba. kumbki elab oma elu niimoodi, et kumbki ei räägi, mingist asjast on alguse saanud mingist konfliktist. ja inimesele jääb niimoodi hinge, et ta ei tahagi enam, ta tõmbub eemale. See versus erootiline intelligentsus, kõrgsageduslik põlemine. ja elavad inimesed paari suhtes, kuni surm neid lahutab. ehk apokalüptilistes hobustes elades surm lahutab teid enne füüsilist surma. ja enamus Eesti paarisuhteid, kahjuks on see enamus, elavad apokalüptiliste hobuste kaudu. Vinduvad laste nimel, kuniks lapsed saavad suureks, kannatame ära, püüame kuidagi läbi saada. see ei ole elamine, see on vindumine ehk mitte suremine. ja viimane, kes teid selle eest tänavad, on lapsed, kes näevad seda õnnetut peremustrit ja kannavad seda edasi. ja viimane, kõige viimane apokalüptiline hobune on siis põlgus. eks sa mitte, ta ei ole sinu jaoks keegi, aga sa aeg-ajalt niimoodi sisemiselt mõtetes kogu aeg väljendad põlgust. et on põhimõtteliselt nagu, teda ei peaks olemaski olema. ja nii kummaline, nii absurdne, kui see tundub siin niimoodi kirjeldades, ka niimoodi elatakse. ja vahest siukseid põlguse noote, mingi kulmukergitus, kes sa selline oled, tuleb peaaegu igast paari suhtes ette. jälle sellise mingi absurdse müüdina, et see teeb midagi kuidagi paremaks minu ja sinu vahelise suhte. eks see koht nagu tehke ja noh, kõik, mis on selle nagu selle osa siis paarisuhte vahel, tegelikult ta kehtib kõikide suhete puhul. välja arvatud siis see erootilise intelligentsuse osa. nüüd ma lihtsalt annan nagu mõned sellised baasasjad, et ei oleks sellised nagu suuri müüdimurdeid, lihtsalt annan edasi. Mm, eh, kõigepealt, mida mees tahab, et kui sa oled naine, siis mehed on hästi lihtsad olevused. ehk naisena head paarisuhet luua on tegelikult ülilihtne. lihtsam kui mehena head paarisuhet luua, sest naised on natuke keerulisemad olevused. kuigi ka, kui sul on baas nagu paigas, siis ei ole seal ka midagi keerulist. punkt üks on alati, et nagu lihtsalt lõpeta lauslollus totaalselt, mitte nagu mitte ühelgi, et teed sisemise sellise otsuse, et juhtugu mis iganes. see on praktika, mina jään alati normaalseks. kui sul on, see tähendab seda, et ma ei, mitte kunagi, ükskõik mida mu partner teeb, ma mitte kunagi ei kasuta halvustamist. mitte üheski vormis. alati on teine tee. ja kord lendu lastud sõna teatud energiaga, ta tekitab pöördumatu kahjustuse. füüsiline haav paraneb ära, aga vitaalne haav ei parane, ta jääbki jooksma, ta jääbki veritsema. seda parandab Sedona meetodiga. aga kui paljud siis oskavad seda? seda on võimalik parandada, aga selleks on vaja juba neid halastuse tehnoloogiaid. tavainimesed on veritsevad haavad, vitaalsed. Nad on katki, sõna otseses mõttes vitaalsus on katki. eks selles mõttes ärge tehke neid haavu, sest see tuleb teile kõik tagasi. et sa arvad, et see on nagu, ütlesin midagi niimoodi samastudes ja läheb mööda ja elame üle ja anname andeks, palume andeks pärast. Te võite andeks paluda ja andeks anda, aga haav jääb haavaks. See jääb meelde. ja see haav teeb nõrgemaks teist ja teeb teisel raskemaks erootilise intelligentsuse jõutasemeni jõuda, sest see nõuab teatud jõutaset. erootiline intelligentsus elab overflow's, ülevoolus. see on see, kus su baastase on üle lati, sul on kõike ülevoolavat. Õnneks meil on siin tugev Eesti mees, kohe võib öelda, kas ma räägin või kas ma ütlen midagi valesti. mees tahab rahu, on ju. peres peab rahu olema, see on nagu, seda ma olen kõikide meeste esimene asi, mida sa tahad, rahu.
mehed ei taha tiivasid, nad ei taha mingeid suhteneid, et hakkame klaarima mingeid asju, nad ei taha mehed ei ole naiste psühhiaatrid, unustage ära. mees ei ole sinu psühhiaater, selleks võta omal sõbranna või mine psühhiaatri juurde. see ei ole mehe roll. mees ei taha sinu traumasid. kui te olete Sedona meetodi teel mõlemad, see on hoopis teine tasand, sealt te võite rääkida sellest, aga mitte tavalises paarisuhtes. mees tahab soojust. sa ei pruugi olla väga ilus naine, aga kui sa oled soe ja sügavas rahus, siis mehe jaoks sa oled ilus. ütleb tõele, tahab soojust. sa võid olla pilt ilus, kui sa oled külm. keegi ei taha sinuga, keegi võib sind vaadata üheks ööks, võib-olla oled okei, aga mitte naiseks, keegi ei taha sind võtta. mees tahab sellist elusust, elujõudu ehk mängu. ehk jällegi, kui ja naine saab millal mängida, siis kui ta on harjunud elama üle lati. alla lati ei ole mängu, sul ei ole jõudu mängida. eks niisugust elurõõmu, mees tahab sellist elurõõmu, mängulusti ja mees tahab ilu, sest ilu toidab. Öeldakse, et ilu ei panda padaje, aga tegelikult ilu on see põhiasi, mis seal pajas süüa kõlbab. ehk ilu näitab seda, ilu igal tasandil, ehk ta loob ilu, ta teeb korda, ta teeb kõik niimoodi, et nagu hea, puhas, kerge, mõnus olla. ehk mees armastab silmadega, ta on nagu hästi visuaalne, hästi praktiline. ehk lihtsalt elementaarselt hoia ennast korras, ära lase ennast selliseks lohakaks ja koledaks ja et selles mõttes ei ole nagu liiga keeruline olla hea naine. head süüa takka muidugi. Naine üle kõige, naine tahab see inglise keeles on hästi hea see presence. ehk naine on lilleke, naine on selline, naine tahab seda mehe tähelepanu kastet. naine kastaks teda, mees kastaks teda oma tähelepanuga. eks see tähendab seda, et kui mees räägib temaga, siis ta on kohal, mitte ta samal ajal scroll'i ja muu seas ei räägi, vaid ja ta nagu, et ta mingi osa oma elust on üks-ühele naisega niimoodi, et ta ei mõtle samal ajal muid mõtteid, sest selle naine tunneb kohe ära. see on see presence. see on kõige olulisem asi naisele. ja sellest naisel tekib see turvatunne. sest läbi aegade naisele see, ükskõik kui emantsipeerunud me oleme, ükskõik kui palju meil mõlemal raha on, et me ei ole nagu sõltuvad üksteisest tavamõttes enam, et see ei ole selline ellujäämise mäng enam, siis kuskil hästi sügavas sellises luuüdis ja geenides on meil need ürgsed rollimudelid hästi tugevad tegelikult. ja tegelikult on hästi mõistlik need etendada seda rollimudelit. tabades ära, et see tegelikult ei ole nii väga etendus. et kui sa oled naine ja sa natuke lihtsalt avad endast selle naiselikkuse, ürgnaiselikkuse, siis see on hästi tore, ta paneb su energia voolama ja mehelikkuses samamoodi. mehe luuüdis on see, et ta on protector ja provider. ta tahab tegelikult provide ida sulle kõik maailma ilusad asjad ja ta tahab sind kaitsta. aga kui sa annad talle igal võimalikul moel teada, et sa ei vaja kaitset ja sa provide'id kõik ise, siis nagu tekib mulje, et mis ma siin teen. et siin oli paar, Stalkeris oli jube äge, üks tüdruk andis tagasiside, et miks ta paarisuhe pekki läks, et lõpuks sai aru, et ta on terve selle abielu jooksul on ta kogu aeg andnud mehele teada, et ta ei vaja teda ta ei vaja oma meest. ja siis imestab suurel, miks mees nagu on huvi kaotanud selle naise vastu. ehk paari suhtesse ja mis meil tavaliselt on, eks sa tood, see tähendab seda, et me toome paari suhtesse, et paarisuhe on nagu see kuum tuum, see järgmine kuum tuum, mille ümber meie elu käib, ehk paarisuhe on esimene reas. ehk me ei too seda leftover'it, et mis ümberringi, et meil on äri ja kõik, et me anname sinna kõik ära, siis kodus on, mõlemad vajuvad langu ja siis, mis üle jääb, sihuke põhimõtteliselt mõned kaks surnut vaatavad üksteisele vastu. et kui see, elus tuleb kõike, et loomulikult vahest tuleb nagu ebaproportsionaalselt panustada kuhugi välja, aga siis võtad eraldi aja mingiks ajaks, et sa põhimõtteliselt lähed, kas või sõidad ära ainult kahekesi ja unustad kogu maailma ära, et sa tead, et sul, isegi kui sa igapäevases elus iga päev ei suuda seda praktiseerida niimoodi täies mahus koos olla, siis sul on sisemine selline soojus teise vastu arusaamine.
eks see on mõneti sügavamal tasandil, see on hästi sügav kaastunne ilma ühegi tatisuseta. eks sa saad aru, et teisel on tema niisugune nagu põhimõtteliselt kogu mehe, kui sa oled mehe kehasse sündinud, siis sul on kogu see mehe ürgarhetüüpide summa summarumi surve, mida sa pead etendama. ja naisel on samamoodi. ja me naised eriti proovivad võidelda selle vastu igal võimalikul moel, need naise arhetüüpide vastu. aga tegelikult on naine naise arhetüüpides õnnelik. Siis see, mida me alguses tegime, võib-olla mõned sellised laused, et sa ei saa oma elus realiseerida udu. see on see vist mida ma, mitte vist, vaid see on see, mida ma kogu sellel pingutuste loomise kursusel proovin teile intensiivselt edasi anda. tee endale täpselt selgeks, mida sa tahad. ülejäänu on taapase küsimus. see on üks selline dekooder, mida mulle andis aastal 2001 Himaalias üks valgustunud meister. vaadates minu õnnetut olemist seal. see tüdruk, et elu on hästi lihtne. tee endale hästi täpselt selgeks, mida sa tahad. täpselt selgeks. sa ei saa realiseerida udu. ülejäänu on taapase küsimus. taapas tähendab seda, et sa võtad selle visiooni, teed endale selgeks, lood sellest visiooni ja rahulikult kandid sinna oma jõu ja teed kõik oma sammud ainult selles suunas. ehk võtad ette ja teed ära. ja niimoodi ma olen teinud kõik oma elu. ja see on hästi, see on tarkuse tee. Siis on üks hästi hea selline teadmine, et õiget asja ei pea õigustama. et kui sa oled oma mingis paari suhtes ja sa tabad ära ennast, et sa enda ees kogu aeg püüad nagu endale maha müüa seda suhet. miks sa ikkagi pead seal jätkama, kuigi sa tegelikult juba ammu ei taha. ja see kehtib kõige suhtes, et õiget asja ei pea õigustama. paarisuhe on midagi sellist, mis ei ole kohustus, isegi siis, kui teil on lapsed. siin on üks sihuke väljalõige, et kui teil on, sünnib paari, sünnib beebi, ütleme esimene aasta beebi loob sellise disbalansi tavamõttes paari suhtesse, et seal on hästi mõistlik anda nagu otsustada ära, et sa annad selle aasta vähemalt või hea on 2 aastat aega. et lihtsalt see lööb niimoodi, see lööb naise psüühika teise ja naise teise kohta need aju, kõik muutub, kõik läheb beebikeskseks, mees jääb kõrvale, kui ta spetsiaalselt beebiga tegeleda ei võta. ja mm, ja sealt tekivad jälle ebarealistlikud sellised, et sealt hakatakse mingeid paarisuhte teemasid lahkama, ärge sellel ajal, kui naise põhivajadused, niisuguse unevajadus on rahuldamata, on täiesti mõttetu tegeleda mingi paarisuhtega, et see lihtsalt on teine aeg. see lihtsalt on hea teada, et mingid sellised osad elus tuleb see on teine teema. et see on omaette lapsikus, et siis keegi ootab, et sa oled nagu samavõrra tavaliselt naine edasi, kui sul on vastsündinud beebi, et see lihtsalt ei ole võimalik. aga ma räägin, see aeg on imetillukene paarisuhte elus, aga selline, kus juba põhivajadused on täidetud, ehk sa saad süüa, sa saad magada, sul on normaalne olla, ehk keegi ei nõua ebaproportsionaalselt sinu tähelepanu, mõni laps. siis tea, et sa ei pea midagi vabandama enda ees ega teiste ees, sa ei pea midagi tõestama, sa ei pea seadma mingeid piire. sa ei pea midagi seletama ega teesklema ega valetama paari suhtes. ehk paari suhtes algus on see, et see on stabiilne elu üle lati. et need asjad kirjutage, mis ma just enne ette lugesin teile välja. ja siis selline projekt, et kui ma julgen olla täiesti aus, absoluutselt täiesti aus, et nagu hästi rahulikult vaatad, mis mul kaotada on. sest kui ma elan mingit sõu-sõu paari suhtes, siis erootilist intelligentsust selle pealt ei ole võimalik luua. mitte kunagi. et mul jääb kõige ilusam osa paari suhtest niikuinii kogemata. kui ma tahan paari suhet ellujäämisprintsiibist lähtuvalt, kõigepealt teed selgeks, mida sa tahad. näiteks mul on rikas partner ja ma tahan saada tema rikkusest osa ehk elada selles elukvaliteedis.
ja ma olen nõus alla neelama mingid asjad, näiteks, et ta on armukas ja ta elab kolmnurgas. see on drastiline, aga seda juhtub palju. seda juhtub metsikult palju. siis ära virise, siis saa nii tugevaks, et sa saad hakkama sellega, kui sa ise valid selle. aga niipea, kui sa tunned, et sa oled ohver, et sa tahad saada küll mingi paari suhte kõiki hüvesid, aga ei ole võimeline maksma seda hinda, siis see on destruktiivne, see on allakäigutee. Eks siis sa kasutad apokalüptilisi hobuseid enda isiksuse hävitamiseks. ja seda hinda ei vääri nagu mitte ükski asi, et sa seda maksaksid. eks see on nagu kaunis ühene ja kaunis julm, on see paarisuhte teema. paarisuhte eripära on see, et siin sa saad valida, siin sa ei ole sunnitud mitte kunagi, mitte kellegiga, mitte ühtegi hetke koos elama, kui sa seda ise ei vali. kui sa oled sünnitanud endale lapse, siis on sinu püha kohus see laps üles kasvatada, sa ei saa siin valida mitte midagi. ja loomulikult sa ei tahagi, sul peab olema midagi nagu kolossaalselt valesti, et sul mingi teema üldse sellega tekib. kui sa oled sündinud kellegi lapseks ja su vanemad vajavad abi, siis on elementaarne, et sa aitad neid. sul tegelikult ei ole siin valikut, kuigi reaalelus on, aga karmiliselt ei ole. sul tuleb niisugune kolakas sealt vastu, kui sa seda ei tee, siis aga noh, normaalselt sul ka ei teki siin teematki, sest sa lihtsalt armastad oma ema-isa. ehk esimese ringi peresuhetes sul tegelikult ei ole valikut, kuigi isegi kui sa arvad, kui sul on. aga paarisuhe, see on teine võõras inimene veresugulase mõttes. ehk paarisuhe, suhtes ma olen teise inimesega ainult sellepärast, et ma valin tema kõikide teiste võimalike inimeste arvelt. ma kaotan kõik teised. tabas ära, et ma ise teen seda. ja see tähendab seda, et ma valin ta igal hommikul uuesti, iga päev uuesti. ja minul on ainus vabadus paari suhtes, kui mul see ei sobi, on mitte hakata teda ümber kasvatama. sest minul ei ole voli teise inimese elu ja saatuse üle. ainus võimalus, mul on kaks võimalust, kui on paarisuhe, mis mulle ei meeldi, et teha see korda. üks on see, et ma ise kasvan läbi tarkuse üle lati selliseks, nii tugevaks, nii eneseküllaseks ja nii oma siis seda naise või mehe arhetüüpi kehastavaks, et ma täidan tema sellised ürgsed vajadused ära, mis on, isegi kui ta neid ei kommunikeeri, need on lihtsalt sees seal. Need ma lugesin ette, need on ülilihtsad täita, need ei ole mitte midagi, et sa ei pea ennast nagu kuidagi sundima selleks, sest see on ülitore tegelikult. Aga siin on hästi hea teadmine, et kõrgem energiaväli mõjub võimsamalt. ehk kui sina oled stabiilselt tugev, stabiilselt emotsionaalselt intelligentne ja teine on normaalne tüüp, siis äh, siis iga inimest tõmbab kõrgema energiavälja poole. ja temas omakorda võimenduvad ka need omadused. ehk miks mitte jätkata selles suhtlemisviisis, mis teil oli päris alguses, kus te võimendasite üksteise tugevusi. niimoodi, et teie tugevused võimendavad, see on paarisuhte üks ilu ja erootilise intelligentsuse alustalasid. mitte ei torgi teise kõige nõrgemaid omadusi, neid võimendades nii sellise maani, et ta ei saa, ta upub nendesse, ta ei saa enam hakkama nendega. sinu asi ei ole teist trigerdada. elu trigerdab teda piisavalt. ja teist ümber kasvatada. see on järgmine müüt, ma pean teda ümber kasvatama selliseks, nagu ta mulle sobib ja siis, kui ta on ümber kasvanud, ehk ta muutub tallaaluseks, siis ma kaotan igasuguse huvide vastu, erootiline intelligentsus on null sellel hetkel. järgmine vabadus, mis sul on, kus see siis ei tööta, eks sa tabad ära, et teine ei tule järgi. et teine jääb mingisse oma sinna, et sisuliselt iga erinev emotsiooniklass on erinev planeet. täiesti omaette tsivilisatsioon, tegelikult täiesti omaette selline nagu planeet, kus on täiesti teised seadused. ehk esimene asi, kui sul veel ei ole paarisuhet, siis see, mis tõenäoliselt jääb püsima, on see, kui te olete ligilähedastel planeetidel. ligilähedastel nagu või samal planeedil. kui te olete väga kaugetel planeetidel, siis
on võimalik, see toonametoodiks saab kõike teha väga kiiresti. kui sul neid teadmiseid ei ole, sinul on ja teisel ei ole ja teine ei võta vaevaks seda ära õppida, siis see on suht mission impossible. sest lihtsalt üks on maalt ja teine on kuuld lõpuks. et ta lihtsalt, sa ei saa, tema ei saa sinust aru, sina saad küll temast aru, kus ta on ja sa saad aru, et ta vajaks nii vähe tegemist, et ta natuke tõuseks. aga ta ei saa sellest aru, mis ta tahab. talle tundub see vägivald. see ei tööta nii. eks sellel teel, see on järgmine müüt, et kuni surm meid lahutab. võta sellele surmale õige sõna, tähendus sinna taha sisse, vastab tõele. et kui surm, ehk sellest paari suhtest on elu välja läinud, kehad on alles, see ei tähenda keha surma, siis see paari suhe on juba lahutatud. tarkusega on võimalik see sinna tagasi tuua. aga kui sa tabad ära, et sina tahad tagasi tuua ja teine ei tule järgi, siis lõputult vedada seda lõppenud lehma oma elus ja arvata, et sealt kunagi erootilist intelligentsust kasvab, siis noh, see on sinu valik jälle, mida sa teed. sa ei tea mitte midagi. ja siis sinu valik on lahkuda. mitte süüdistada teist, et tema on nagu ta on. iga inimene saab igal hetkel teha ainuvõimalikku elus. et kas see piiblis on, küsimus oli siin saalist, et kas piiblis on, et kuni surm meid lahutab, et kas see, mis seal taga mõeldud oli tegelikult, kust on see tekst pärit? et kas see, need on, piiblis on osad on Jeesuse sõnad, mis on üles kirjutatud kellegi poolt, Jeesus ise ei kirjutanud ühtegi rida, ja osad on kuskilt mujalt pärit. kus on see algtekst ja mida tema mõtles, kes seda teab? kes seda teab? aga kui sa võtad piiblit kui pühakirja või ükskõik millist pühakirja, siis piiblis see päris see pühakirja osa on see, mis on autentselt tulnud valgustunud meistri ehk Kristuse sõnadest. see on see osa, see on Lamsa Bible, on see, seal on need osad sees. ma ei ole, mul on üks õpilane olnud kristlane tänu sellele ja hästi pikalt, me oleme rääkinud, tänu sellele ma tean natuke, mul ei ole kristlikku kasvatust iseenesest. aga selles mõttes, kui sa ja need vastavad tõele, need on reaalsuse kirjeldused. kõikides pühakirjades pühakute poolt antud kohad on reaalsuse kirjeldused. ja reaalsuse kirjeldus on see. ja reaalsuse kirjeldus ei ole kunagi elu elutusse viiv. ehk õige on kõik, nii paaris, see kehtib kogu elu puhul, õige on õiged asjad ja valed asjad. õige on kõik su elus, mis teeb su tugevamaks, tervemaks, targemaks, avaramaks, annab sulle power'it juurde, mängulusti juurde ja rahu juurde, mänguklotse juurde, teeb su rikkamaks, rikkuse tee. ehk viib su üles, see on õige. ja kõik vastupidi, mis paneb su kokku tõmbuma, teeb su väiksemaks egoistiks ja võtab mänguklotse ära, teeb su haigeks, haavatavaks, kritiseerivaks, nõmedaks, siukseks tüübiks, see on vale. ja lõpuks ongi see, et see taandub nii lihtsatele asjadele. ja kui sa nüüd vaatad oma paari suhet, milles sa hetkel elad ja vaatad, kui palju on nagu ühte ja kui palju on teist ja kui palju sa ise nagu kasutad ühte ja teist, siis punkt üks, enne kui sa otsustad midagi, et nüüd kohe lähme lahku pärast seda minu loengut, jah, ära seda kohe tee, palun. vaid otsusta, anna aega, mingi kuu aega või terve suvi. Lõpetan lauslolluse, mina lõpetan lauslolluse. et lõpetan otsustavalt kõikide apokalüptiliste hobuste kasutamise totaalselt. ja on üks imemeetod suhete parandamiseks. sa elad niimoodi, mitte ainult sellel hetkel, kui see partner on sul lähedal, vaid igal hetkel. nagu su mõtted oleksid helitatud ja nagu su tunded oleksid värvilised. nagu sa oleksid läbipaistev niimoodi, et teine loeb sind vahetult. teine kuuleb su mõtteid vahetult. ja tea, et tegelikult nad ongi. tegelikult teadvuse väljas on, me suhestume inimeste maailmas, me suhestume läbi sõnade. kaks inimest suhestuvad sõnade kaudu. tegelikult
selle sõnadega suhtlemise ajal toimub infovahetus teaduse ruumis, kus teine loeb sind vahetult. ta sabab eos ära, sa tabad ära, et sa tabad, sa ei pea olema mingi väike nõid selleks, mingi sensitiiv. sa tabad, teine tuleb tuppa, ta vaatab sulle otsa, sa juba tabad ära tema suhtumise. ta võib öelda jumala mingeid ilusaid sõnu, aga sa näed ära, et midagi on valesti. või vastupidi, ta on nagu super mõnus ja tal võib olla mingi lihtsalt paha päev ja ta ütleb midagi halvasti, aga sa saad aru, et see on tegelikult tema, ta on heatahtlik sinu vastu. ja sul on jumala okei sellega. ehk loeb see motiiv ja see suhtumine seal taga. ja see ei ole mitte ainult paarisuhte päästja, see on sinu elu päästja. selle õpetelause oli see, et sa elad, nagu su mõtted oleksid helitatud. sest mida ei ole paslik välja öelda, seda ei ole paslik ka mõelda. mõtted on teod, mõtted on asjad. mõtted loovad. see on juba kvantlooming, sa juba lood mõttega. ja nüüd esimene selline hästi praktiline või see ei ole muidugi esimene, on see, et pane kirja praegu toorelt kõik, kui sa seda jälle uuesti kuulad, kõik, mida sa arvad oma partneri kohta. pane ühte ritta kõik see, mis on halb, mis sind häirib, mis sulle haiget teeb, mis on temast nõmedat, paha, toorelt. nüüd selles mõttes siin ära hoia tagasi ennast, mis sind päriselt häirib. ja teise kõik see, miks sa temaga kokku läksid üldse kunagi. ja äkki praegu tal on ka mõni need toredad, need head omadused alles, mis temas on tugevat. ja siis, mis sa arvad, mis teha nende asjadega? vabastan, lahendan, vabastan, tühistan, teed ühe sellega. ja teist hakkad võimendama. minu mees on see, minu naine on see. Think only what you want. kui sa vaatad talle peale, siis vaatad teda neid tugevusi võimendades. nagu sa vaatasid kunagi, kui te kokku saite. ja vaatad ta vabaks sõna otseses mõttes, vaatad kustutades neid, mida sa ei taha temas näha. selles mõttes saab üks inimene imesid teha. ma ise, kui ta muidu ei võta osa sellest suve, mis ta on siis see suvekool, mis meil on siin meisterklassid nimetusega, siis ma selle paari suhtes soovitan väga soojalt võtta, isegi kui teil ei ole nagu akuutselt vaja paari suhtes, siis seal mul on tõesti palju teadmist ja sealt, kui te ükskõik sõltumata sellest paari suhte kvaliteedi astmest või olemasolust, kui te selle osa endast välja puhastate, mis ei luba teil olla normaalne partner, siis tegelikult see on see kõige tagasitõmbavam ka edukuses üldse. sest edukus paari suhtes tegelikult on, see on suht-koht niisugune doktorikraad edukuses üldse. edukust, ütleme, ärilises mõttes on palju kordades lihtsam luua kui edukus paari suhtes. aga nüüd, kui sul on täpsed teadmised, nüüd see on, sest seal on kaks inimest, seal on ja sul on nii intensiivne suhe. ta on nii intensiivne, et ta kõike võimendab kohutavalt, ta nõuab nagu väga, nagu pulbristab su pulbriks. aga kui sul on nii täpsed teadmised, siis see on kõige põnevam projekt üldse. ja kõige suuremate nende auhindadega. see on hästi tore on elada kellegiga koos, kes saab sinust aru ja kes viitsib ka normaalne olla. ühe, ma vaatan, kas mul midagi väga-väga olulist jäi, ikka radikaalne ausus. üks asi veel, et paari suhtes ei ole ohverdamist, siin on pühendumine. ehk nii, kui sul pähe hakkab tekkima mingi idiootne mõte, et mida ma tohutult oma erakates kuulen, et ma olen ohverdanud parimad aastad oma elus sellele mehele, lastele, tramm ja nüüd küll ma olen, ma ei tea, 50+, 60+, nüüd ta leidis endale teise selle, nüüd mul ei ole mitte midagi, nüüd ma olen raisanud ära kõik oma elu. tava ära, mis seal taga on. lisaks selleks suur ohver muidugi, aga mis need aastad sinu elus siis, kas sa tegid seda selleks, et kõike seda, mida sa elasid selleks, et kunagi siis elu lõpuni oleks kindlustatus. ega elu toimub reaalajas. kui sa seda tegid, siis miks sa seda tegid niimoodi?
armastus ei ole äri. See ei ole, et sina mulle nii palju, mina sulle nii palju. Armastus või paaris on overflow. Sa teed kõik endast, sa annad nii palju, kui sa vähegi saad teha, teievaheline mäng nii ilusaks kui vähegi võimalik, absoluutselt selle peale mõtlemata, palju teine sulle vastu teeb või mida ta üldse teeb. sinu asi on avada endas armastuse võimekus. Ja mida rohkem, see on nagu muskel, mida rohkem sa kasutad, seda rohkem see kasvab. Ja sa võidad niikuinii, ükskõik mida teine teeb või ei tee. ja lihtsalt, kui teine näeb, et sul on selline overflow, siis no teine tahab hakata vastu andma, see on normaalne eluseadus. Ja kui reaalselt tekib mingi, et teine on mingi nii teises teaduse tasandil, et ta lihtsalt hakkab seda tuimalt ära kasutama, et ta põhimõtteliselt muutub taimekeseks diivanil, kus laseb endale ette kanda, siis see lihtsalt, sa tabad ära, et see ei ole sinu partner ja sa lõpetad selle suhte ära. ehk igasugused ohverdamise need, et ma ohverdan ennast oma laste nimel ja nende nimel, et see ei ole armastus. See tähendab seda, et sa ei kasuta armastust, armastuses ei ole ohverdust. ja see põhiline, mida tegelikult paarisuhe, ma lõpetan võib-olla sellega, et siin on muidugi materjali on tohutult veel, kõige olulisem, et paarisuhte, see, mida ta sulle kõige rohkem annab, on intensiivne võimalus pühenduda, ta on võimalus, ta on privileeg. Pühendumine tähendab seda, et sa lõpetad oma fookuse laperdamise, sa teed endale otsuse või selgeks, mis on kõige olulisem. Esialgu kõige olulisem sellel tasandil, kus te juba olete, et te siia üldse olete tulnud sellele kursusele, on avada endast totaalne, absoluutselt avada süda, avada võimekus armastada. See on kõige olulisem üldse, see on midagi, millest saab iga inimene aru. Sest sinu õnnetasand, sinu subjektiivne õnne hulk sinu elus sõltub proportsionaalselt sellega, kuivõrd sul on see avanenud. Ja läbi selle, kui sul on see teadvuse tasand, sa juba mängid siin seda mängu, siis kõik muud on nii kerge teha. Ja sul on juba a priori on hea olla kogu aeg. Ja sa teed selle selgeks ja kasutad kõike selleks ja paarisuhe on parim nagu selline labor selleks, et endas avada see. Eks sa vastutad ainult, iga inimene vastutab iseenda elu eest. Ja seal veel kord, et see ei ole niisugune hobuse kauplemine, et ma annan nüüd sulle seda, nüüd ma ootan, millal sa mulle vastad, et sealt, see tuleb maha võtta, see ei ole, et sa lihtsalt, see point on ennast teha tippu isiksusena, säravaks isiksuseks. Ja siis mõne aja pärast, usu mind, kui sa oled siin, neid inimesi on ülivähe, kes juba elavad üldse siin julguse tasandil. Kui sa veel nõksa endas armastuse võimekust avaldad, siis sul on ükskõik, kuidas see hetkeline paarisuhe sul on või ei ole, siis sul mõne aja pärast ükskõik, kas sa oled mees või naine, sul on järjekord ukse taga, kes tahaks sinu partner olla. Kui sul on selline elementaarne inimlikkus ja soojus ja tugevus ja kõik need, mis ma ette lugesin, mida mees ja naine tahavad. Sest tegelikult me tahame ühte sama asja. Me tahame elusust, tugevat, tervet, normaalset inimest ümber. Ja mida sa saad teha, parim, mida sa saad teha oma lastele, on see, et anda adekvaatne paari suhtekirjeldus. Ja veel parem, mida sa saad teha, on luua selline suhe, mis on ilus ja sädelev. Siis sa oled tugev. ja kui sul paarisuhet ei ole, siis parim, mida sa saad teha, on luua enda isiksusest särav, tugev, ellujääv tüüp. ja selle ideega ma läksingi väga hästi.